et mul oleks hea meel, kui täna saaksime taas rääkida SAIS 3 detailidest, aga täna see nii kahjuks ei ole. Et kui siis 2026. aasta kevadel pidi toimuma põhikooli järgne vastuvõtt siis ühtses üleriigilises sisseastumise infosüsteemis SAIS, siis see nii ei ole. Et mis siis juhtus? Kui SAIS-i põhifunktsionaalsuste valmimise järel jaanuari lõpus viidi läbi tavapärane põhjalik tehniline analüüs ja testimine, mis siis tõi välja selle, et süsteem ei ole 110% töökindel, on teatud tõrked ja nende lahendamine planeeritud siis ajaraamis ehk vastuvõtu algus siis 1. märtsist ja avalduste esitamine. Et see parandamine ei ole selles ajaraamis võimalik, siis tuli teha meil otsus ja valida halva ja veel halvema vahel. Ning eelmisel kevadel toimunud piloteerimise kogemusele tuginedes siis me langetasime selle otsuse, et me ei saa minna vastuvõtutegevustesse, kui me ei ole 110% kindlad, et kõik protsessid töötavad laitmatult. Ja seetõttu siis otsustasimegi, et vastuvõtuavalduste esitamine toimub sel kevadel samades kanalites nagu aasta tagasi, ehk siis kas kutseõppeasutuste poolt ka sais.ee ja üldhariduskoolides siis sisseastumine.ee või koolide oma lahendusi kasutades. Kohe, kui me selle otsuse olime teinud, võtsime ühendust partneritega, saime indikatsiooni, et nendepoolsed lahendused on valmis ka sel aastal vastuvõttu korraldama ja samuti kutseõppeasutuste vaatest on valmis siis selleks SAIS. Küsin kohe, et kas on küsimusi või läheme edasi. Et jagan korra ka veebi, et põhiinfo kanaliks on siis ATM-i kodulehel olev infoleht põhikooli lõpetamine ja vastuvõtt. Ja selle te leiate kohe siit põhimenüüst põhikooli lõpetamine ja vastuvõtt. Ja seda me nüüd iga päev ja iga tund aja ja asjakohastame, et vastavalt sellele, kuidas tulevad täiendused. Ja see on siis tegelikult selleks põhiinfoallikaks. Ja läheme siis selle ajakava juurde, et tegelikult on siin lehel 2 ajakava. Ma alustan esimesest sellest õpilasele ja lapsevanemale mõeldud ajakavast. Et kui algselt oli siis avalduste esitamise tähtaeg 1. märts, siis nüüd on avalduste esitamise algus 30. märts. Ja avalduste esitamise lõpuaeg jäi samaks 15. maiks. Sama ka see, et lapsevanem peab kinnitama siis kandideerimise hiljemalt 15. mail. Ja kui lapsevanem siis kandideerimist ei kinnita, et loetakse see avaldus ikkagi kinnitatuks. Et vältida seda, et laps ei saa edasi kandideerida. Ja seal vahemikus siis, kus on avalduste esitamine, on ka väga oluline protsess õpilaste jaoks põhikooli lõpueksamid. Et ka sellega koolid ju on kursis ja sellega samaaegselt tegelevad, nii et need 2 protsessi oma üksteisega
samal ajal toimuvad. Ja edasi siis on aega 15. maist kuni 9. juunini koolidel teha vastuvõtutegevusi. Sõltuvalt siis koolist, kes oma vastuvõtu tingimustesse on 30. märtsiks selle kirja pannud ja 9. juunil siis hakkab see õppekohtade pakkumine. Siin on oluline silmas pidada seda siis ka, et see täiendav vastuvõtt algab koolides erinevalt, kas siis 1. kuni 15. juulini, sõltub sellest, kuidas kool selle avalduste esitamise täiendavasse vastuvõttu on oma vastuvõtu korda sisse kirjutanud, et see võib tekitada õpilastes tegelikult segadust. Ja et võtan siis kiirelt kokku, et mis siis tegelikult muutub. Kindlasti teie koolide jaoks muutub väga palju algselt planeerituga võrreldes, aga need 3 olulist asja, mis ma siin välja tooksin, et siis avalduste esitamise algus on 30. märts ja vastuvõtutegevused siis toimuvad koolide poolt valitud keskkonnas, et SAIS3 töönimega SAIS3 siis 2026 kevadel kasutada ei saa. Ja oluline on kohalikele omavalitsustele õppimiskohustuse täitmise tagamise seire asjus ka see info, et ülevaade siis nendest õpilastest, kes ei ole kas kandideerinud või ei ole õppekohta saanud. See on võimalik siis alates 7. juulist. Nii et need tegevused siis muutuvad. Koolide ajakava. Et siin on tegelikult 2 erinevat vaadet, on põhikooli lõpetamine ja vastuvõtt. Korra käime selle põhikooli vaatega tegelikult läbi just andmete liikumise vaatest, et põhikooli lõpueksamid siis on 21. aprill kuni 8. mai ja eksamite tulemused peaksid siis põhikoolide poolt liikuma EIS-i hiljemalt 15. mai kell 23.59. Ja siin siis järgmine hinnete liikumine ja hinnete andmete liikumine peaks siis toimuma 1. juunil, kui siis 9. klassi aastahinded peaksid olema EIS-es, siis hiljemalt 1. juuni kell 23.59. Ja järgmine oluline andmete liikumine on siis ka see, et õppenõukogu lõpetamise otsused peaksid olema EIS-es siis hiljemalt 5. juuni keskööks, sest kui algab koolikohtade pakkumine 9. juunil, peab olema see õppenõukogu otsus lõpetamise osas olemas. Siin on nüüd hästi pingeline ajagraafik põhikoolidel. Et need õppenõukogud seal siis saaksid toimuda ära selles ajavahemikus. Ja gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste vaates siis on sellised tähtajad praegu, et vastuvõtukorrad veebis ja avalduste vastuvõtu algus siis 30. märts. Et siin taustaks võiks öelda seda, et sisseastumine palvel, et üldhariduskoolides oleks need vastuvõtukorrad 16. märtsiks olemas. Et see palve on neilt tulnud. Aga ma arvan, et koolid ise ka suhtlevad sisseastumise EE-ga ja sealt kaudu need infod ka liiguvad. Ja siis avalduste vastuvõtt 30. märtsist 15. maini ja kõik muu siis sama ajakava kohaselt. Et mis on veel siin selgitamisel ja palju küsimusi on meil vastuseta, et kindlasti täiendava vastuvõtu korraldus ja seal vabade õppekohtade süsteem ja vastuvõetud õpilastega andmine EIS-esse ja EIS-e kohandamine, et need teemad on meil
veel üleval, et tegelikult neid küsimusi on veel rohkem. Ja sellel veebilehel tegelikult on toodud siis ära ka olulised veebilehed siis põhikooli lõpetajale. Seesama infoleht on üks nii koolidele kui õpilastele, et kust siis õpilane saab leida seda infot, et kui me ütleme, et koolide kodulehtedel peaks 30. märtsiks olema vastuvõtukorrad, siis koolid leiab ja koolide kodulehed leiab haridusportaalis Edu olevalt koolivõrgu kaardilt. Samamoodi on infot ka Töötukassa Minu karjäär lehelt ja siin on ka siis infoportaal Teevid, kus on samamoodi siis vastavad uudised artiklitena hariduse ja õppimise all olemas põhikooli lõpetajale. Aga ma ei tea, liigumegi nüüd küsimuste juurde. Ma tean, et mind peaks olema siin toetamas ka meie inimesed. Ma korra küsin. Tiina, sa oled valmis? Olen valmis. Aitäh. Ja hakkame nende küsimustega siis minema. Et esimene küsimus, mida ma siin näen, on, et juba midagi vastatud ka, aga hakkame otsast peale minema. Või ma üritan leida nüüd, kuna siin on vestluses need erinevate veebiseminaride küsimused järjest, siis ma üritan leida seda kohta, kus see toimub. Nii. Jaa. Kui jäik on avalduste esitamise alguse kuupäev 30. märts ehk et kui vastuvõtu tingimused on selged, siis kas võib hakata vastuvõtu avaldusi juba varem koguma, kui seda on 30. märts. Et tegelikult mõtlen teiega kõvasti kaasa, et vastuvõtumäärused, nii üldhariduskoolide kui kutseõppeasutuste vastuvõtumäärused lähevad muutmisele. Ja sinna läheb see 30. märts tegelikult sisse. Et ma tahaksin näha siia küsimuse sisse, et mis põhjus on varem neid koguma hakata, et kas siin on mingi põhjus, et kui kool on, kas on siis see, et kui kool on valmis, et ta tegelikult tahaks juba saada varem neid avaldusi, et Ahti, kui sa saad seda küsimust täpsustada äkki. Elo, kas me saame teha, Ahti, kas sa võiksid mikrofoni avada ja Elo, kas me saaksime Ahtil teha mikrofoni lahti? Ahti, palun tõsta käpp püsti, siis ma saan sulle mikrofoni avada. Kohe. Nii, palun Ahti, nüüd sa saad, jah, võt, kõik korras. Ja, tere. Tere. Et ega selles mõttes mõte oli nagu selles, et kui me oleme valmis varem hakkama koguma õpilaste andmeid, et siis kas me peame ootama mingisugust tuleviku kuupäeva, ei tea mis põhjusel, et miks me ei võiks seda varem hakata tegema, nagu mõte on nagu tagamõte nagu pigem selles, et ma lähen õpilaste ette, meil on nagu 9. klass on ka meiega samas koolis, lähen 9. klassi õpilaste ette, ütlen, näete, siin saab teha ja põhimõtteliselt, kes teab, et ta tahab jätkata, hinded on korras, kõik on normis, siis ta võib selle avalduse kohe ära teha, ongi tehtud ja korraseks, et või ta peab jääma ootama mingisugust tuleviku kuupäeva, et mõte on selles. Siin võib tekkida lihtsalt see, et kui vastuvõtu jälle, kuna mul ei ole kohe vastust, siis ma mõtlen lihtsalt kõvasti, et kui vastuvõtu määrusesse läheb kirja 30. märts, siis kas, et siin on see võrdse kohtlemise printsiip saab nagu äkki ei ole nagu võrdse kohtlemise printsiip, et need, kes nii-öelda satuvad sinna kooli, saavad juba need avaldused ära teha, aga see ei mõjuta ju tegelikult seda koha kinnitamist, et see toimub eraldi tingimuste alusel. Et iseenesest ma ei näe siin nagu põhjust, miks ei võiks seda vastuvõttu avada varem, sest et seda nii-öelda on võimalik teha kuni 15. maini, et ma praegu ütlesin, et ma tegelikult
üritan näha siin õiguslikku takistust, seal on see võrdse kohtlemise printsiip, aga sealt ma ka ei näe seda probleemi, et mulle tundub, et seda võiks, kui on kool valmis, iseenesest küll avada varem. Ma ei tea, kui Riin on siin, aga Riinu vist ei ole, et iseenesest ma praegu ei näe takistust. Selge. Aga jätan selle meelde, et kui nüüd kusagil tuleb mingi mõte, miks see on, aga ma hetkel küll ei näe, kui kool on valmis. Õiguslikult ka ma ei usu, et see on midagi võib tekkida. Nii et iseenesest ma usun, et see on okei. Ehk et selles mõttes ma saan ka aru, et olulisem on see tagumine kuupäev ehk et Jaa, see 15 15 mail, mai, sest et jah. pärast seda enam ei saa, siis hakkavad teised tegevused. Kui mul juba mikrofon sees on, siis ma kasutaksin seda võimalust, et ma siin chati ei jõudnud kirjutada, ma nägin, siia tuli päris palju peale ka. Et ma lugesin, et koha kinnitamiseks on õpilasel aega 3 tööpäeva, see on igal pool joonistes ka sees. Ma kujutan ette, et selle 3 tööpäeva reegli sai ära reguleerida just SAIS-i või SAIS3 kasutades, et sinna sai selle panna. Aga kui täna ma tean, et SAIS2 meie kasutada ei saa, sellepärast et uusi liitumistoetusi vastu ei võeta, sisseastumine.ee on tasuline, et seda me ka nagu eraldi ei taha võtta, seega meil on oma mingisugune lihtne versioon, mida me oleme varasemalt kasutanud. Ja seal meil ei ole nagu koolis see, et on 3 tööpäeva, et õpilane ütleb, et aga ma ei saa teile praegu seda veel öelda, et ma tulen sellepärast, et mul on veel 3 koolis, ma ei ole vastust saanud, või siis on see, et ta ütleb mulle, et ta tuleb ja samamoodi ta ütleb viide kooli, et ta tuleb, aga lõpuks see, mida SAIS kõige olulisemana pidi reguleerima, et ei saa öelda viide kooli jah-sõna, vaid ta ütleb ainult ühte ja siis automaatselt loobub teistest, et täna seda olukorda enam ei ole, see on hoopis nüüd nagu teistsugune, seega see 3 tööpäeva nõue mulle tundub ka täna tegelikult ei tööta praktikas. Me võime paberile panna ja öelda ja nõuda, aga praktikas ta ei tööta. Me panimegi, miks me selle jätsime sisse, just mõeldes sellele, et see koolikohtade pakkumine ei jääks toppama. Et koolidel oleks võimalik, kellel on võimalik seda rakendada, ikkagi panna see sisse, et 3 tööpäeva jooksul anda see nii-öelda indikatsioon õpilasele, et ta ei saa lõputult nagu venitada selle otsusega, sest muidu kui meil on põhivastuvõtu lõpp 30. juuni, siis kui kõik hästi kaua viivitavad oma kinnitamisega, siis me ei jõua selle protsessi lõpuni. See on tegelikult see mõte, miks see ikkagi sisse läheb, hoolimata sellest, et meil ei ole nüüd võimalus kasutada SAIS3 automaat nii-öelda kinnitust. Või seda automaat nii-öelda kohe edasipakkumist. Ja teine asi, mis ma siia juurde ütlen, mis on ka jälle, et see sisseastumine on tasuline. Meil oli korra see mõte, et see sõltub nüüd kohalikust omavalitsusest, et ma saan aru, et te olete kohaliku omavalitsuse kool. Ahti oli nii, on ju. Et äkki on siin võimalik selline skeem ajutiselt teha, et kohalik omavalitsus maksab selle sisseastumise kinni ja Haridus-Teadusministeerium kohalik omavalitsus taotleb ATM-ilt seda raha. Ma ei tea, kuhu see jäi, see rahastuse, kus seisus see on, selline idee korra käis läbi. Aga seda peaks nagu uurima, et kui teil on see huvi ikkagi või et sisseastumine kasutada, aga rahastust ei ole, et siis kirjutage info@hm.ee ja kõik need koolid, kes tahaksid kasutada sisseastumine.ee ja hetkel ei ole sellist head lahendust, aga tahaksid kasutada ja on KOV-i koolid. Et kirjutage, et me uurime selle rahastuse võimaluse välja, aga et kui te otsustate võtta ikkagi selle oma juba tuttava, siis jah, siis ma ei oska selle rahastuse kohta praegu täna kindlat ka sõnumit tuua. Lihtsalt selline variant käis korra läbi. Selle 3 tööpäeva nõudest ma saan aru, et see venima ei jääks, aga endiselt, et selle suurim oht on ikkagi see, et siis me saamegi need valejahid ja lõpuks on meil seda segadust rohkem kui see, et me ütleme hea küll,
ütle meile siis, kui sa tead öelda ja siis me teame päriselt arvestada ka õpetajate koormuse koha pealt, aga no ma saan aru. Aga mul on praegusel hetkel nüüd viimane küsimus on see tehnilise koha pealt, et 9. juuniks peab olema õppenõukogu otsused olemas, siis ma saan aru EHIS-es. See tähendab tehniliselt siis seda EHIS-e tänase või senise kasutuse koha pealt, et põhikooli lõputunnistused peavad olema ametliku väljatrüki saanud, sest et siis on need, ma saan aru, need õppenõukogu otsused ja need aastahinded ja kõik muu seal juures on nagu ametlikuks tehtud. Margus, kas sa korra kommenteerid seda, ütled jah? Ma kommenteerin seda niimoodi, et hetkel ei ole ju vastuvõtmise aluseks mitte välja trükitud lõpudokumendid, vaid need andmed, mida sinna kantakse. Et me plaanime need andmed teha kättesaadavaks ka nendele koolidele, kes siis nagu õpilasi vastu võtavad. Ühesõnaga, trükitud välja ei pea olema, väljatrükke võidakse teha jaanipäeval alles ja see on liiga hilja ilmselgelt. Et tegelikult peale 1. juunit peaks olema lõpuhinded, nii eksamid kui hinded saadaval. Kas see tähendab, et EHIS-e administraator, kes tegeleb lõputunnistustega, peab enne printimist ja peale seda info sisestamist sinna vajutama mingisugust kinnita nuppu või midagi sellist tehnilises mõttes? No tehnilises mõttes me praegu kinnita nuppu ei teinud, me tehnilises mõttes lähtusime kuupäevast, et see on kuupäev esimene, kui peavad nad olema olemas. Ja siis oli vist 9. juuni, kui saavad olla moodulis ainult need, kes lõpetavad. Et see on kaks indikatiivselt näitavad, et on need õpilased. Aga ma peegeldan praegu Margus tagasi, et seal ei pea, et iseenesest seda nii-öelda trükitud tunnistuse, seda niisugust, see ei ole nagu see, mis seal olema peab. Välja trükkima ei pea, planginumbrit sisestama ei pea, et piisab andmetest nende kuupäevade seisuga. Seda veel rõhutame üle, et kindlasti hoolitsetakse selle eks, et need 2 kuupäeva on olulised. Ja oluline on ka veel 15. mai, et siis on saadaval EIS-ist lõpueksamite tulemused. Ja pärast seda ka võivad eksamite tulemused tulla, ma saan aru veel eesti keel vist ja mis seal olid. 18. mai tuleb jah, see eesti keel teisi keele. Et neid saab hiljem selles mõttes ka siis nagu veel vaadata juurde. Et ma peegeldan nüüd tegelikult tagasi, et seadus ütleb tegelikult, et kooli kohta ei saa pakkuda lapsele, kes ei ole põhikooli lõpetanud või seal peab olema see põhikooli lõpetamise nii-öelda fakt olemas õppenõukogu otsusena, aga iseenesest EHIS-e järgi, kui on aastahinded tulnud, siis nii-öelda loetakse see õpilane lõpetanuks. On ju nii, Margus? Jaa. Tunnistuste väljatrükk on eraldatud kogu sellest protsessist praegu. Ahti, kas sa said vastuse? Jaa, selge, aitäh. Nii, jälle järgmine küsimus, ma ei tea, kui palju siin on, aga võtan järgmise. Margus on vist vastanud, aga ma loen, et Krista Laas küsis, et palun täpsustust vastu võetud õpilaste EHIS-esse kandmise osas. Oma viimases infokirjas märgite, et õpilased tuleb kanda EHIS-esse hiljemalt 7. juuli. Kuna õppeaasta lõpeb 31. august kuupäevaga ja õpinguid jätkavaid õpilasi hakkame klassides edasi tõstma alles septembri alguses, siis kuidas peaksime uusi õpilasi juba juulis nimekirja lisama, kui õppeaasta veel pole läbi saanud? Ja Margus on siis sellele vastanud, siis saab õppimise alguse ajaks märkida 1.09.26. Ma täiendan, kui sa mõtlesid küsimusi, et siin on üks nüanss, mida tuleb natuke mõelda, et kuidas uued ja vanad esimese klassi õpilased segamini ei lähe. Et kui on üle viimata õpilased veel uude õppeaastaste teise klassi, et siis tekib esimesse klassi lihtsalt liiga palju õpilasi. Ja siis ei ole võimalik enam aru saada hiljem üleviimisel, kui on uued õpilased, kui need on nimetatud eelneva aasta õpilased. Aga katsume siin ka mingi lahenduse leida sellele. Miks see EHIS-esse kandmise see 7. juuli see tuli? Selgitan, et saada ülevaadet sellest tegelikult, et kui palju siis on täiendava vastuvõtu alguseks koolides vapukohti ja kus koolides need on. Ja veel üks nüanss, et kohalikud omavalitsused saaksid indikatsiooni nendest õpilastest, kes siis tegelikult ei ole nii-öelda kohta saanud ja ka avaldust esitanud, ehk need on need
nii-öelda, kellele tuleks aidata siis leida see õppekoht, et nad oleksid juba nii-öelda kohaliku omavalitsuse vaateväljas juba varem. Et see oli nüüd see koht siin, aga see on selline keeruline koht, mis on, Margus, on ju hetkel lahendamata. Lahendamata, mis asi? See 7. juuli, et me saaksime need andmed EHIS-esse. No me toome võimaluse, et 7. juulil, nagu ma kirjutasin, on võimalik lisada õppimise alguse ajaks 1. september. Aga seal on ka see segadust tekitav asjaolu, mida ma ka mainisin. Ma ei tea, kas nüüd ka Krista sai vastuse. Krista, kui sa tõstad käe ja ei vastas poolikuks, siis Elo saab su mikrofoni lahti teha. Vist ei tulnud praegu. Vabandust, ma korra küsin, kes tahtis mikrofoni lahti teha? Kas ta saab käe tõsta? Jah, hetkel kätt ei tõusnud, ju siis sai küsimus vastuse. Ja Leili küsib, et kas käskiri tuleb teha nii-öelda kohe jõustuvana või jõustumisega 1.09. Ma saan aru, Margus, siis on, et siis 1.09 või? Mina ei saa öelda, mis kuupäevaga käskiri tuleb teha, aga mina saan öelda, et EHIS-esse saab siis õpilase õppimise alguse aega märkida 1. septembriks. Aga see on ta vist natuke üks ja sama. See on üks ja sama, jah. Okei. Ja need vastuvõtumäärused, kui siin, et kas on oodata, et kohe tulemas seadusandlike aktide uued redaktsioonid, mis võjustuvad enne, kui koolide kohustus on õpilased EHIS-esse kanda. Ja need vastuvõtumäärused nagu nii ruttu kui võimalik me need juba nii-öelda tehakse ja me nii ruttu kui võimalik jõustame. Et kohe saadame selle info, kui on nad nii-öelda jõustunud. Et sellega tegeletakse mõlemaga nii üldhariduse ja kutseharidusega korraga. Hetkel kuupäeva ei julge lubada, sest tõesti õigusaktide menetlus, me tõesti teeme endast parima, et see toimuks võimalikult ruttu just nende 2 haridus-teadusministri määruse osas, mis siis puudutab nii üldhariduskoole kui kutseõppeasutusi ja vastuvõtumäärusi. Nii, lapsevanem võib aru saada, et lapsel on õigus ka 31. augustil veel täiendava vastuvõtu raames avaldust esitada, isegi koolis täiendav vastuvõtt ei kesta. Kui täiendava vastuvõtu tegevused peavad olema 31. augustiks lõpetatud, siis sinna hulka peab jääma ka menetlusaeg pluss õpilaskandidaadile õppekoha vastuvõtmise 3 tööpäeva. Ma tahaksin siin siis tegelikult öelda, et need asjad võiks olla võiks olla kooli vastuvõtu korda sinna täiendavasse vastuvõtuga lisatud need, et seda saab minu meelest täiendava vastuvõtu osas, vastuvõtu korras ka nii-öelda ära tuua, et missugused on need protseduurid seal. Meil on öeldud, et täiendav vastuvõtt kestab 31. augustini, aga see, kuidas need nii-öelda protseduurid koolides on, selle paneb kool vastuvõtu kordadesse vastuvõtutingimustena kirja. Ma loodan, et see sai nüüd vastuse. Kus ja kuidas kinnitab lapsevanem kandideerimise, kui kandideerimine on SAIS-is? Tiina, oskad sa seda kommenteerida? Jah, SAIS 2 lapsevanema ja lapse seost ei ole välja arendatud ja ei jõua me seda ka teha. Siis variant 1 on see, et saab küsida koos avaldusega digiallkirjastatud lapsevanema avaldust või seda nõusolekut või siis toimub see kinnitamine väljaspool SAIS-i. Nii on. Siis Krist... Nii, kui jäik on avalduste esitamine ja esitamise lõpukuupäev, näiteks lapsevanem pöördub 16. mai kooli ja palub avaldus vastu võtta põhjendusest tehnilist teinud avalduse valele erialale, kas koolil on võimalus peale 16. maid avaldust ringi tõsta, eriti 2. ja 3. taseme erialade puhul.
nii, saabub 15 mai, avalduste lõpp. Koolid hakkavad tegema oma vastuvõtutegevusi. Valele erialale. Ma usun, et seal koolis endas, kui toimub need liikumised kooli sees, siis see on põhjendatud sellised muutused, siis ma arvan, et need on sellised erandlikud ja pretsedendid, et kool juba oma mineviku kogemusest oskab neid juhtumeid lahendada, et ma ei ütleks ka, et ei tohi. Et siin kindlasti võivad olla selliseid erandeid. Ma arvan, et ei ole palju, ma ei tea, keegi võib kommenteerida, aga ma pigem ütleks, et jah, et see on selline indikatsioon õpilastele, et see on nüüd see lõpp, et koolidel oleks võimalik see aeg teha neid vastuvõtutegevusi ja neid hindeid nii-öelda saada ja nii edasi. Aga ma arvan jah, et kui kool leiab, et see on nii-öelda põhjendatud, siis ta võib selle avalduse vastu võtta. Nii. Meil on kasutusele Arno. Ei, see õppurite moodul ei ole aktiivne. Kas saame Arno siis kaudu 7. juuliks vastu võetud õpilaskandidaadid sisse kanda? Margus, kas sa oskad seda kommenteerida? Tegelikult vastasin ka, et kui andmed on, jah, ma kordan, et kui andmed on Arnos olemas, siis me võtame nad vastu samamoodi nagu kasutajaliidese kaudu andmete lisamise. Selles osas ei ole vahet. Et siin on natuke see nüanss, et see on see mitu õppimist korraga, et kui õpilane on andnud mitmesse kooli nõusoleku ja ei ole teist ühistanud, et siis tekib olukord, kus õpilane võib jääda õppima mitmes koolis, et siin me peame andma teenusest Arnole järelikult vastava tagasiside, et näiteks õpilane juba õpib teises koolis näiteks või teisel kutsehariduse õppekaval või. Et see nõuab veel detailset analüüsi, kuidas seda täpselt teha. Et seda hetkel ei ole seda tagasisidet Arno poole. Ei ole ka meie kasutajaliideses ei ole, et praegu on ju ainult reegel, et üldhariduses ei saa õppida mitmes koolis korraga, aga kutseõppes näiteks täna hetkel saab, et kõik see vajab, need reeglid vajavad nüüd selle uue SAIS 3 loobumise valguses läbimõtlemist ja realiseerimist ja nii edasi. Okei. Nii, EISA andmetel tulevad eesti keel teise keelena tulemas 19. mail, need siis ei jõua EISiga EISesse 15. maiks. Hetkel on Arno siis Haaga on öelnud seda, et nad ei jõua seda 15. maiks, et nad tulevad 18, minu meelest oli see 18. mai. Et see on jah, see erand nüüd. Ja lihtsalt ma täiendan juurde, et siin oli ka küsimus pärast tuleb sellest, et koolid tegelikult ka hiljem ju oma andmeid parandavad, muudavad, korrigeerivad, et need samad hinded tulevad hiljem esiteks, siis kindlasti avastatakse peale 1. juulit, et on mingid vead sees, neid parandatakse tegelikult ka pärast lõpudokumentide väljatrükki. Et see on väljakutse nende andmete kooli enda juures, siis vastuvõtukonkursi juures uuendamine, nii sisseastumise keskkonnas kui ka teie enda kodustes lahendust. Et see on jah väljakutse, et andmed võivad muutuda algallikas. Et siin korra küsin ka juurde, et kui tulevad lõpueksamite hinded 15. mai õhtuks ja aastahinded siis 1. juunil, et siis kui need 18. mai jõuavad, et siis on nagu 3 etappi, on ju? Kool võib võtta näiteks, kui ta soovib andmed alles ju 18. Ta võib võtta ükskõik, mis hetkel peale seda 15. Kuidas talle sobib, ta võib võtta neid korduvalt. Ja ilmselt ongi mõistlik seda paar korda teha korduvalt. Et vaatan kohe nädalapäeva ka sinna juurde, et kui me räägime siin, et 15 õhtul hinded, siis 16-17 on nädalavahetus, et
et 18 on esmaspäev, et koolid ikkagi, ma loodan, vähemalt ei pea nädalavahetustel siis tegelema, et hakkavad 18 tegelema, et võib-olla siis jah, et see 18 nii-öelda nad võtavad, kui need eesti keel teise keele eksami tulemused on ka tulnud, siis 18, et lihtsalt see info on. Nii, kuidas EHIS masspäringutele vastu hakkab pidama? Et suuremate tähtaegade eel on EHIS üle koormatud, tuleb olla X aeg ootejärjekorras. Eriti murelik oleme 8. juuni päringu osas, kui 9. juuni peaks minema õppekohtade pakkumiseks. Ja küsimus õigustatud, aga siin on üks positiivne aspekt ka, et antud hetkel on nagu toimetamas ainult üks osa koolidest, aga 1. septembri alguses tegelikult kõik nii ülikoolid kui rakenduskõrgkoolid, kutsekoolid. Et jah, oma lahenduse väljatöötamisel proovime sellega arvestada, et siis see kontrollimiseks vajalike andmete kättesaamine oleks võimalik iga mõistliku ajaga. Nii, siis järgmine küsimus on, et siin ma saan aru, siin on konkreetselt, et on tehtud SAIS-2 õppekava registreerimistaotlus, aga on näha vaid eelmisel aastal registreeritud need õppekavad ja samas ei kuvata ka momendil EHIS-2 korduvalt nii-öelda edasi-tagasi liikunud 444 õppekava. Et võib-olla siin on mõistlik selliste väga spetsiifiliste küsimustega kohe kirjutada nii SAIS-i kui EHIS-e kasutaja toele ja kasutaja tugi vastab siis, et ma praegu me ei hakka vist, et palun kirjutage sinna kasutaja toe meiliaadressidele, et siis kohe kasutaja tugi tegeleb nendega ja vaatab, mis seal taga on. Et ma ütlen ühe lause, SAIS-2 jõuavad ainult registreeritud õppekavad. Kui ta on seal edasi-tagasi käib, siis ta ei saagi seal olla. Meil oli SAIS-3-st oli see jutt, et me teeme sinna, aga me oleme tagasi SAIS-2 ja ainult registreeritud õppekavad jõuavad kohale ja tsükkel see ei tule koheselt. See käib teatud sünkroonitakse kahte süsteemi mõne päeva või mõne tunni tagant. Õppekavade puhul vist on korra ööpäevas, ma õigesti praegu mäletan. Aga kui ta ei ole registreeritud staatuse, siis ta ei saagi olla, aga see ei takista SAIS-2 konkursi ülesehitamist. Saate ka viimasel hetkel selle enne vastuvõtu otsuste tegemist selle õppekava sinna pärast külge panna. Konkursi saab valmis teha, vastuvõttu saab läbi viia ja kui siis ükskord see õppekava saab registreeritud, siis ta tuleb lihtsalt konkursile hiljem lisada. Et ma julgustan siin ka kõiki kutsekoole kohe SAIS-i kasutaja toole kirjutama, et siis kasutaja tugi tegeleb kõigiga kohe ükshaaval, et kindlasti kirjutage, ei pea pidulik avaldus olema, vaid täpselt selline kirjeldus nagu vaja on. Nii, meil on, jah, siin on see Arno jutt, see on vastatud. Nii, EHIS-esse on võimalik õpilasi lisada tagasiulatuvalt kuni 20 päeva ja siiamaani tulevikku neid lisada ei ole võimalik. Kas olete EHIS-e ringi seadistanud, tuleviku kuupäevad on võimalikud? Vastasime enne, et teeme selle muudatuse, et saab. Jah. Nii. SAIS-2 ja SAIS-3 võimalused seadistada vastuvõtu kriteeriume ning katsid on erinevad. Kas SAIS-2 on kõik tingimused ja võimalused samad, mis eelmisel aastal või on tehtud või tehakse SAIS-3 põhjal mingeid muudatusi? Ma vastan, et SAIS-2 ei tehta mingeid muudatusi, täpselt samad on need, mis on eelmisel aastal. Tiina. Täiendan küll. Ja kriteeriumite ja selle poole pealt ei tehta muudatusi, tehakse muudatused need, mis on hädavajalikud. See on see 3 tööpäeva arvestamine vastuvõtu otsuse tegemisel ja teeme ka selle muudatuse, et me saaksime kätte siis need lõputunnistuse hinded ilma tunnistuseta ehk siis lõpuhinded, eks ole. EHIS teeb oma poolt selle ja SAIS teeb siis omalt poolt selle, et kui siis 1. juuniks peavad olema lõpuhinded väljas, siis 2. juuniks me eeldame, et me saame nad SAIS-i kätte hoolimata sellest, et tunnistusi ei ole, sest praegu on
põhikooli lõpuhinnete tõmbamine seotud tunnistuse olemasoluga. Selle muudatuse me teeme ja vastuvõtuperioodi seadistuses selles ja vastuvõtu kuupäevad, kui palju kellelegi antakse aega oma õppekoha kinnituseks, selle muudatuse teeme ka. Aga mis puudutab kriteeriumite ja katsete ja seda seadistusi, siis see on nii, nagu ta oli ja seal me ei kavatse selles kohas mitte midagi muuta. Me ei jõuagi muuta, ütleme nii. Aitäh, Tiina. Järgmine küsimus Katrin Saarele. Lähtume seadusandja suunisest ja tahame vastuvõtule arvestada põhikooli lõpueksami tulemusi. Mil moel saame Eestist kätte nende õpilaste põhikooli eksami tulemused, kes ei lõpeta meie põhikooli? Vastuvõtt on korraldatud Arno kaudu. Siin on see vastus see, et ka Arno koolid kasutavad lõpudokumentide väljastamiseks ikkagi EHIst. Lõpudokumentid, mitte õpilaste haldamiseks. Et plaan on teha lõpudokumentide mooduli kaudu kättesaadavaks teiste koolide kandidaatide, teist koolidest siis tulevate kandidaatide tulemused päringupõhiselt, isikukoodi alusel. Et see pärimise õiguse alus on siis õpilase nõusolek avalduse esitamisel teie juures. Et siis saate anda isikukoodid või palliga üles laadida need isikukoodid, neid võib päris palju olla. Et ja siis kool... saate, omalt poolt saate kätte jälle failina siis nende õpilaste tulemused. Nii aastahinded kui ka siis eksamid. Et ta näeks välja siis hüpoteetiliselt sarnane, nagu praegu on lõpudokumentide andmete, et CSC väljundites teab, kes on kasutanud. Jah. Et ühesõnaga õpilane peab, nagu oli SAIS 3 see, et ta peab andma selle nõusoleku, et jah, vastuvõtu kool saab näha tema hindeid. SAIS 2 ei ole seost Arnoga, on vastus. Keskkoolis peab juulikuus tegelema lisavastuvõtuga. Täiendav vastuvõtt juulikuus. Ma siin nüüd ei oska seda kuidagi, see on nüüd jah, kooli enda töökorralduse küsimus, kui kool puhkab juulis, et ma korra kommenteerin seda juuli algust seal, et tegelikult seal on see vastuvõtt, täiendav vastuvõtt algab 1. juulist kuni hiljemalt 15. juulil, et see lõtk on pandudki sinna sisse, et koolides saaks ka puhkused olla, et vajadusel siis nii-öelda täiendav vastuvõtt hakkab 15. juulil. Et seetõttu on see nii-öelda ujuv kuupäev seal 1. juulist kuni 15. juulini ja kool ise oma vastuvõtu korras määrab ära, millal tal täiendav vastuvõtt algab. Seda saab siis kooli vastuvõtu korras kirjeldada. Ma korraks kommenteerin seda, kuigi see pole nüüd enam üldse SAIS-iga seotud teema, aga see käis väga palju meie laua pealt läbi. Et kui määrus näeb ette, et see peab olema avatud hiljemalt selleks kuupäevaks, see tähendab, kandidaadid peavad saama esitada avaldusi, aga kool võib neid menetlema hakata alles augustis. Kuskil peab olema mingi postkast, kuhu need ümbrikud või e-mailid hakkavad laekuma, et avaldusi peab saama esitada. Keegi ei ütle, et te peate tegema nendega juulis. Selle teeb ise oma kool iga korraga. Oma vastuvõtu korras, iga kool otsustab, millal ta nendega tegeleb. Aga ette antud on see piir, mis hetkest peab olema välja öeldud, et jah, meil on lisavastuvõtt, jah, õpilased võivad siia avalduse esitada. See avaldus võib seista vabalt. Aitäh, Tiina. Kuu aega postkastis, eks ole. Aga see peab siis olema ka õpilastele välja hääldatud, et täiendav vastuvõtu kinnitused või need otsused tulevad siis augustis, et ta ei ootaks nii-öelda, et see oleks nagu selles mõttes teada. Margus siin vastab, et plaanib lahendust, kus kool saab enda EHIS lõpudokumentide mooduli vaate kaudu juurdepääsu kandidaatide hinnete andmetele. Ka Vailina saab laadida.
Nii, kas võib juhtuda olukord, et peale 1. juunit põhikoolid mingil põhjusel lõputunnistuse hindeid muudavad, samas kui meil oli arvestatud punktid näiteks 2. juuni seisuga? No siin Margus ütles ka, et seal võivad olla, aga ma arvan, et see on väga erandlik. Et noh, tegelikult ongi ju niimoodi, et vastuvõtutegevused koolides juba käivad, juba õpilasi pannakse pingeritta ja siis tuleb mingi muudatus, et noh, ma arvan, et need on ikka, noh, meil on umbes tänase prognoosi põhjal alla 18-aastaseid põhikooli lõpetajaid see aasta umbes 14 762 oli see number vist. Et noh, ma arvan, Margus, kas sa oskad eelnevate kogemuste põhjal öelda või on neil mingi analüütika, kui palju neid muutmisi tuleb? Kogemus ütleb, et meie näeme neid kui väga palju, aga 14 000 korda, ma ei tea, 25 hinnet, siis protsentuaalselt ilmselt ei ole palju. Meile tundub siin, et on palju ja isegi väga palju. Mõned koolid trükivad näiteks tunnistused kõik ümber, kuna on unustatud mingi aine üldse tunnistusele peale panemata. Nii et see võib kõikuda 1 kuni, ma ei tea, 300. Nii et ma ei oska. Sõltub, kuidas koolid andmeid EHIS-esse kannavad. Et sealt võib tekkida selline viga sisse. Aga jah, et no jah, kõiki olukordi võib olla, aga jah, et nende vastu tõesti ei saa. Et nii võib juhtuda, aga see tõenäosus, no loodame, et on võimalikult väike. Nii, õpilased võivad võtta õppekava vastu mitmes erinevas õppeasutuses, jah. Ja need õppeasutused saavad aga mõlemad EHIS-esse kanda. Mõlemad koolid siis näevad, et kohad on täidetud, täiendavat vastuvõttu pole vaja ja siis saabub 1. september ja tuleb välja, et õpilane tegelikult hakkab käima ühes koolis ja teisel koolil on nüüd õpilasi puudu. Kuidas sellises olukorras tegutseda? Korra küsin, kuidas see eelmiste aastate praktika siin on olnud? Tiina ja Margus, oskate kuidagi? Mina saan aru, et praktika on see, ma ise küll ei ole koolis, aga kaugel ministeeriumis, aga et käskkirjad tehakse siis nende õpilaste pealt, kes koolimaja uksest 1. septembril sisse astuvad, et 2 kooli uksest ta korraga sisse astuda ei saa, aga kui on juulikuu, siis ta võib jätta nõusoleku kõigis 5 koolis püsti. Ja siis tekibki kohe probleem, et kõik need 5 kooli üritavad teda EHIS-esse siis 7. kuupäevaks kirja panna. Ja kui üks on jõudnud ette, mis siis edasi saab? Ta saab küll teate, et näed, õpib seal, aga kõigil 5 on teada nõusolek, et see õpilane seal õpib. Siis kõik need 5 kooli üritavad sellele õpilasele helistada, seda hakata välja selgitama. Siis hakkab selline pingpong. Kas seda on palju vähe? Ma ei tea, aga ma kardan, et õpilane, kui ta saab anda rohkem kui ühe nõusoleku, mida pidi SAIS 3 välistama. Kategooriliselt see oli üks tema põhieesmärke. Kui seda ei ole, siis ma ei tea, mis saab. Et see variant on võimalik. Jälle siin on nii-öelda, et jah, see variant on tänases situatsioonis võimalik, et siis see aastaringne vastuvõtt nii-öelda, et kindlasti on 1. septembriks neid nii-öelda, kes ei ole koolikohti saanud ja need lähevad vabad koolikohad kooli lehele, et hetkel jah, on see halb variant ja midagi hetkel see on jah sees, mis nüüd nii-öelda tuleb tagasi, et mida SAIS 3 pidi lahendama, aga see aasta siis jah, selline variant võib nüüd tekkida. Nii. Lapsevanema nõusoleku küsimisega seoses, kas kool võib panna avalduse esitamise tingimuseks, et õpilaskandidaat võib avalduse esitada juhul, kui tal on seadusliku esindaja nõusolek olemas ning kool loeb nõusoleku automaatselt antuks, kui kandidaat avalduse esitab? See on siis niimoodi, et kui laps esitab avalduse, ta lihtsalt kinnitab nii-öelda, et tal on ema või isa nõusolek olemas. Et see on täpselt nagu jälle ja siis nii-öelda loetaksegi see nii-öelda lapsevanema kinnitus antuks. Kas ma saan sellest niimoodi aru, on ju? Tiina tahab öelda, mitte? Just, kuna meil oli see vaja ka tehniliselt ära lahendada ja väga palju selle teemaga sai tegeletud, siis otsus oligi selline. Laps esitab avalduse,
lapsevanemal on kuni selle kuupäevani võimalus tegelikult takistada lapsel sinna kooli astumist. Kui ta seda ei tee, siis loetakse, et ta lubas. Vaikimine loetakse nõusolekuks. Jah, nii et põhimõtteliselt jah, võib panna tingimuseks ja vaikimisi loetakse, et ta on siis lapsevanemaga selle läbi rääkinud. Nii, Piret Hendriks on igaks juhuks tuletan meelde, et kutseõppeasutustes näiteks Elleri koolis õpib päris palju õppureid, kes käivad ka gümnaasiumis samal ajal ning senini on SAIS2 andnud võimalust talle õppekoht meie juures vastu võtta ja ka gümnaasiumis vastu võtta. Eeldame ja vajame, et see võimalus kindlasti jätkuks. Tiina, kas sa oskad seda kommenteerida? Vabandust, ma vastasin teile vahepeal. SAIS2 on andnud võimaluse Elleri koolis õppekoht vastu võtta ja ka gümnaasiumis vastu võtta. Et on, nagu, kuna ma saan aru, et Elleri kool on selline, kus on nii-öelda kutseõppe ja gümnaasium nagu koos, et seal on nagu... Jah, SAIS-i puhul ei ole mitte midagi muudetud. SAIS-is toimib see nii nagu ennegi, kui seadusandlus lubab ikka veel 2 kohta korraga vastu võtta, siis SAIS2 me ei ole mitte midagi muutnud. Jah, et jah, selle vastuse juures, et kõik on nii nagu oli eelmine aasta, et kui Elleri kool tegi SAIS2, siis samamoodi saab jätkata. Kuidas peab kool käituma siis, kui juba kooli õpilaste nimekirja arvatud esmakursuslane teavitab kooli, et loobutakse õppekohast? Sellist see nii-öelda õpilaste vaba liikumine ja inimeste vaba liikumine, seda me ei saa takistada, nii et tegelikult need liikumised on nii või teisiti ka aasta läbi, ka ju õpilased ja liiguvad või kolivad või mis iganes, et seda me ei saa välistada. Aga mil viisil kool käituma peaks, kui õpilaskandidaat on juba teise kooli õpilaste nimekirjas, aga sooviks pakkumise vastu võtta. Teeme pakkumise, see aktsepteeritakse, vormistame välja äramine teise kooli poolt, siis alles meie kooli nimekirja. Viimane küsimus tuleneb asjaolust, et teadepoolest ei ole õigust tasuta õppele, kui isik juba on tasuta kutseõppes õppimas teises koolis. Ta läheb ikkagi EHIS-esse kirja nii-öelda ühte kooli, et ta ju ei... Aga kui tal on nõusolek antud mõlemasse kooli, siis tekib see sama küsimus, et millises koolis ta siis lõpuks ikkagi tahab õppida, et see selgub alles selle õpilase ristküsitluse teel, mida viivad läbi siis kõik need koolid suures pildis, kuhu ta on nõusoleku andnud, aga see tähendaks sisuliselt õpilasele avalduse esitamist koolist lahkumiseks, ma saan aru, et käskkirja oleks mingi alus lahkumiskäskkirja ja siis teise kooli õppima asumiseks lisamise. Ja see kahjuks nüüd on nii, jah. Nii, eelmise aasta kogemus näitab, et enne 1. septembrit õppekohast loobunud õpilase kohta ei anna Arno teavitust. Kui me paneme 7. juuliks EHIS-esse sisse, kas need nimekirjad lähevad nii-öelda lukku, et kooli teadmata keegi ära liigu, ehk kui kool 7. juuliks EHIS-esse selle märke teeb, siis põhimõtteliselt on ta seal nii-öelda kirjas aga loobuda ta saab ikka. Mul siin nüüd natukene Arno ei anna teavitust. Ehk kool ei saa nagu, et kui Margus aita mind nüüd. Ega Arnoga on sisuliselt samamoodi nagu EHIS-e kasutajaliidus, ega vahet ei ole oma olemuselt. Me peame samamoodi tagastama lisamistel selle info, et õpib juba siin või seal ju, kui ta kuskil juba õppimas on. Kui see oli praegu mõte. Arno on lihtsalt nagu selline... Rita, tõstis käe Elo, kus sa saad Rita mikrofoni palun lahti teha. Elo. Jaa, kohe teen. Rita Maritsa mikrofoni. Tuleb juba. Nüüd saab Rita teha mikrofoni lahti endal. Jah, tubli. Asi on lihtsalt selles, et kui õpilane on ametlikult 1. septembrist kooli nimekirjas, et siis äraminekuks on tal vaja esitada avaldus. Aga enne 1. septembrit on saanud lapsevanem selle nii-öelda enda kooli vastuvõtmise taotluse lihtsalt tagasi võtta ja meil ei ole õrna aimu, ma näen seda siis, kui ma näen, et õpilaste arv ei klapi. Ehk et ta ei ole ju meie õpilane, tal on õigus minna mujale. Ma ei saa ühtegi teavitust, et ta on niimoodi salaja ära läinud.
No, selle kaudu saab, et ta ei saa kuskil teise kooli minna, kui teie kooli juba on ehisesse kantud. Ja ka lapsevanem võtab selle nii-öelda avalduse tagasi, selle kohta ei tule teavitust ja siis siis ta ei ole jälle ehises nii-öelda sees. Jah, ma saan öelda, kuna me Arno teemadega siin natuke tegelesime, siis et me ei saaks sinna praegu midagi teha. Nii see ongi. Arno on erasüsteem ja liidestust meil kuskilt pidi ei ole. Ja see, mis asju lapsevanemad Arnost teevad ja kui Arno teavitusi selle kohta ei saada, siis sellega tuleb pöörduda siis vastavalt, kes kooli haldab, kas kohalik omavalitsus, Tartu linna valitsus või kes siis Arnoga neid suhteid ajab, et neid teavitusi võiks sealt tulla. Et see käib praegu natukene selles mõttes, sealt see käib Arno kohta. Meie ei saa. Aga vahepeal tehti ehises lahti mingisugune õppurite mooduli osa, kui seda Arnos ei olnud. Aga siis on variant see, et ehises tehakse see osa nendele Arno kasutajatele lahti, me saame ta otse ehisesse panna ja siis see lapsevanem ei saa seda last meie teadmata ära võtta. Siis kaotab selles mõttes Arno liidestus üldse mõtte, ma ütleks suures pildis sellisel kujul. Aga mina koolis olen väga hädas, kui mul pole õnne aimu, et see laps on ära läinud. Ma ütleks ühe väikse kommentaari siia juurde. Ja. Kui Arnos on taotlus ja see on ära menetletud ning see on ehisesse saadetud nii-öelda juba ette ära, siis ei saa enam lapsevanem seda taotlust ju tagasi võtta. Ja ka siiamaani ei saanud ma seda, ütleme, et ta esitas juuli alguses, ma ei saa ju seda avaldust kinnitas, et ehisel on ju omas ajapiirang. Ei ole seda piirangut ju, just räägite enne, et ei ole. Nüüd ei ole, tulevikus. Jah. Tulevikus. Siin käis see kommentaarides mitu korda läbi, et see läheb nagu maha sealt. Aga see ongi minu küsimus, et kas selline piirang on seal peal, et see lapsevanem ei saa siis enam midagi teha? Ja nagu avaldus tuleb ära menetleda ja siis ongi kõik korras. Okay. Ja kui ta tahab siis lahkuda, ta peab tegema uue avalduse, ma saan aru. Jah, just. Isegi kui ta tegelikult faktiliselt ju veel ei õpi meil. No, tal on positiivne avaldus olemas, mis on kinnitatud, ma saan aru. Ja siis on see on ju see, et tegelikult kui nii tehniliselt võttes või sellises juriidiliselt võttes, kui teha ära käskiri ja seejärel õpilasel need avaldused ära või need taotlused ära menetleda, siis see tähendabki seda, et mis siis, et see õppima asumise kuupäeva tulevikus, aga käskiri on tehtud. Mis tähendab seda, et juriidiliselt peabki lapsevanem tegema uue taotluse selleks, et saaks koolist lahkuda ja teise kooli minna. Ja siis saab teha juba uue direktori käskirja, millega saab siis selle õppima asumise uuesti ära tühistada ja öelda, et ta tegelikult õppima ei asugi. See on juriidika ainult. Kas võib-olla siis saadaks mingid käskirjad või näidiseid, kui me menetleme neid õpilasi, kes ei ole meie nagu faktiliselt veel meie nimekirjas, ehk et enne 1. septembrit need menetlused? Siinkohal ma kindlasti ütlen, et käskirjad ja näidiseid meil ei ole. Ja ma arvan ka, et see on ikkagi kooli oma sõltuvalt sellest, kuidas seda koolis tehakse, et me kooli sellise rakendusliku korraldusse küll selles mõttes ei sekku. Ma arvan, et see võiks olla siis kohaliku omavalitsuse poolt. Ma saan aru, et kas te olete Tartu kool? Ei, me oleme Jõhvis, aga me oleme riigikool. Äkki siin küsida siis nõu nagu selles mõttes oma vahel, et kuidas see on nagu sätestatud, aga te kasutate Arnot, et kas on teisi ka, et seal võib-olla äkki korra oma võrgustikus seda põrgatada, et kuidas seda nii-öelda teha. Et kui on riigikoolide võrgustikus veel keegi Arnos, et kuidas seda nii-öelda lahendada. Äkki seda seal põrgatada. Vaatan, meil on nüüd aeg läbi. Meil on jäänud siin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elo, Margus, Tiina, kas me saame need viimased küsimused läbi käia? Minu poolest küll saame, kuidas Tiinal ja Margusel ajaga. Ma annan teada oma järgmisele koosoleku seltskonnale, et vahilinin. Aitäh, Tiina. See on sisekoosolek, jah. Nii. Kas põhikooli lõpueksamite tulemused kantakse EIS-is SAIS 2 üle kohe pärast 15. maid?
ma alustan seda vastamist, aga võib-olla siis Margus ja Tiina täiendavad, et minu teada EIS-ist nad liiguvad EHIS-esse ja siis SAIS-i, nii et SAIS 2, et peaks jõudma. Margus, oskad sa kommenteerida seda, Tiina? Täpselt nii, selles mõttes on lihtsalt ühe erisusega, et kui siiamaani küsiti neid väljastatud dokumendi pealt, siis nüüd küsitakse jällegi need väljastamata dokumendi ehk andmete pealt. Jah, see protsess peaks olema samasugune. Ja mina saan öelda seda, et kui me SAIS 3 lubasime välja, et tuleb automaatvärskendus, siis tõenäoliselt SAIS 2 nüüd me seda teha ei jõua. Ehk siis SAIS 2 kasutajad peavad siis 16. hommikul minema pingereas ja vajutama värskenda andmeid nuppu selleks, et need andmed kätte saada. Sõltuvalt sellest, mitu konkurssi siis kooli kohta on. Kutsekoodil on neid päris palju, aga ma kardan jah, et kuna meie ajaaken on nüüd nii väike, et siis seda automaatteenust me SAIS 2 ja seda pole ka mõtet teha, sest kuna SAIS 2 järgmine aasta läheb maha, eks ole, oleks see ressursi raiskamine, et kätte saab andmed kindlasti, kas nad tulevad automaatselt, see on praegu küsimärk, pigem ei tule, pigem on see, et tuleb minna ja nuppu selleks, et kätte saada. Nii, kas ma sain õigesti aru, et kool ei pea menetlema midagi juulis, vaid võib asuda otsuseid tegema alles augustis. Seega ei tee 7. juuliks käskkirjaga määramise, piisab, kui selle fikseerime oma korras. Siin on mitu küsimust koos, et jah, et otsuseid võib teha alles augustis. Iseenesest need jälle Tiina ja Margus parandage mind, et selle, kui on ikka kindel, siis te võite nii-öelda need juba põhivastuvõtus need käskkirjad ära teha, kui on nii-öelda need asjad võib ju ära teha, aga jah, et kui on vabu kohti, siis nendega nii-öelda täiendava vastuvõtuga tegelete alles augustis. Et ma ei tea, kas ma nüüd vastasin. Ma arvan, et see ei ole ei Tiina ega Marguse vastus, see on juriidika vastus või kas nad peavad põhivastuvõtu käskkirjad enne ära tegema, kui lisavastuvõtt avatakse. Mida see 7. kuupäev seal tähendab, seda mina ei oska vastata. See 7. kuupäev jah, on see, et me saaksime ülevaate palju vabu kohti koolides. Et see nii-öelda, ma ei tea, et see nüüd tuleks kohustuslikuks. Ma korra taustal vaatan küsimused lõpuni, siis ma korra taustal vaatan seda veel tausta. Tulen selle küsimuse, Kristiina, ma tulen selle küsimuse juurde tagasi. Kas SAIS 2 eristab, millise eksami õpilane põhikoolis tegi, näiteks koolieksami või riigieksami? See on jälle nüüd vist see sisuline küsimus, sest meil see on täitsa mulle. On jah. Sellepärast, et kuna otsustati ära, et ei tohi eristada. Jah, see oli see muudatus. Kuna uuesti 26. aastast pole olemas enam selles mõttes vana tüüpi koolieksamit ja seda riiklikku eksamit, siis öeldi, et ka vanade eelmiste aastate andmete puhul me ei tohi seda erisust välja näidata, nii et läheb sama nõue, nagu oli SAIS 3 puhul välja öeldud, et kui inimesel on olemas tulemus, seda kuvatakse. Kui tal on olemas mõlemad tulemused, siis talle kuvatakse paremat, aga kas ta tegi selle koolieksamina või riikliku eksamina, seda välja näidata ei tohi. Kerli, ma panin siia vestluse lõppu praegu ka selle PDF-i, kus on need põhikooli lõpetamise erisuste muudatused, et mis siis muutus. Ja kui te lähete HTM-i põhihariduse lehele, korra näitan, jagan lehte ka, siis kogu see põhikooli lõpetamise teema on siin olemas ja meil on minu meelest ka põhikooli lõpetamise osas reedel 6. veebruaril eraldi infotund koolidesse on läinud sellekohane koolide infokirja, see kutse 6. veebruaril kell
14.00 on põhikooli lõpetamise ja vastuvõtu infotund, kus Heleli Telman räägib veel, kui on vaja põhikooli lõpetamisest, siis minge seda kuulama. Nii, Piret on täiendanud oma küsimust retoorilise vastuse korras, et ma usun, et nad niimoodi toimivad, kui nad on siiamaani teil toiminud. Nii, küsib Setomaa koolid. Sisestan uued õpilased 7. juuni seisuga EHIS-esse, 7. juuni seisuga. Koolikohtade pakkumine hakkas 9. juunist. Kas siin on kuupäev? Mõelda 7. juulit äkki või? Et kui augustis õpilane otsustab siiski mujale kooli minna, kas siis piisab vaid õpilase vanema avaldusest ja muud tegema ei pea, et õpilane EHIS-es meie kooli alt maha võtta? Markus, kas sa oskad seda kommenteerida siin? Ühesõnaga, ma saan aru, et see käskiri on tehtud, aga siis tuleviku ajaga, et kas siis piisab õpilase või vanema avaldusest ja muud tegema ei pea? Mina ei tea, kas piisab avaldusest, mina saan öelda, siis tuleb välja arvata, kui on tahteavaldus olemas. Välja arvata siis sinna, kuhu ta ei ole veel sisse arvatud, et on tulevikus ju sisse arvatud, et sisuliselt tuleb ta sealt nagu siis panna ootere, nagu õppimiskohuslane, kuni ta siis järgmisesse kooli lisatakse. Tal peab olema see teine kinnitus nagu olemas siis? No, meil seda teist kinnitust ei küsi, et EHIS-es on ju avalduse põhine, et kui läheb, siis ta sinna muudatus ka tehakse, et tegelikult omavalitsuse kohustus on siis selle järgi valvata, et nad siis liiguksid niimoodi ka teisel korral reaalselt kohale. Korra tuli veel siin see viimane küsimus on hetkel ei ole juriidiliselt võimalik välja anda käskirju ette uueks õppeaastaks. Nüüd ei oska seda kommenteerida, et EHIS-es et on võimalik anda see tuleviku kuupäev EHIS-es. Tehniliselt on see olnud aastakümneid niimoodi EHIS algusest saadik sisuliselt, et kui ta juriidiliselt ei ole võimalik, no siis võiks sellised kuupäevi olla, aga ma ei oska kommenteerida. Keegi targema kommenteerib. Hetkel meil ei ole juristi ka siin seltskonnas. Et nii, ja ma pöördun nüüd tagasi selle küsimuse juurde. Issand, mul läks käest ära. Seni kuni Külli otsib, et kellelgi oli vahepeal käsi püsti, ma avasin mikrofoni, te saate tegelikult küsida, kui see küsimus on veel aktuaalne. Ja, tuletage meelde, meil jäi mingi küsimus küsimata või vastamata. Ma pidin vaatama kusagilt, aga palun andke käega märku. Tundub, et võib-olla me vastasime jutu käigus selle küsimuse siis ära või kui on, siis pärast hiljem kaasa. Jaa, nii, et põhimõtteliselt täna saime siin mingid vastused kätte. Järgmine infotund samas seltskonnas, mis on ka teil vist kutse tulnud, ma ei tea, Elo kinnitab või lükkab ümber, on 18. veebruar kell 3. See kutse on läinud läbi infokirja juba paar korda. Et sellele teemat nüüd ette ei tule, et me tuleme eetrisse, aga tegelikult kiiremaks infovahetuseks on siis SAIS 2 teemal SAIS-i kasutajatele, siis SAIS-i kasutaja tugi. Kindlasti kirjutage sinna, sest Tiina vastab sealt kaudu, et me ei pea ootama seda 2 nädala tagust aega. Ja EHIS-e küsimuste samamoodi ja kui on tõesti sellised küsimused, mis ei puuduta EHIS-t või SAIS-i või on sellised juriidilised, siis info@hm.ee, ma panen see vestlusesse ka, et küsimused sellel aadressil siis saata, et siis me saame neid küsimusi koondada ja vastuseid ka. Ja see põhiinfoallikas siis põhikooli lõpu ja vastuvõtu puhul on siis ATM-i leht. Ja järgmine kord siis niimoodi Teamsis on 2 nädala pärast. Et
võime vist praegu salvestamise kinni panna ka, et nüüd meil läks 10 minutit üle, aga aitäh kõigile küsimast ja